Ja aeg kliimakriisi leevendamiseks hakkab otsa saama. Kasvuhoonegaaside samas tempos tõus mõjutab kõiki kliimasüsteemi komponente ning kliimakriisi tagajärjed võivad olla pöördumatud. Nii et valgetest jõuludest võime me edaspidi ainult laulda. Lähme väikeste sammudega paremuse poole. Ilmselgelt ei ole sellise positsiooniga rahul paljude väikeste saareriikide esindajad, sellepärast et nende riikides inimesed juba peavad kolima kas saare keskele poole, sellepärast et meri tuleb ukse alt sisse või sootuks mõnele teisele saarele või hoopis kuskile mõnele mandrile ära, sellepärast et saar on lihtsalt vee alla jäämas kliimamuutuste tõttu. Kas ka meist siin Eestis saavad kliimapagulased? Ja kui kindlad me saame olla, et kõigile jagub toitu? Et te olete tulnud mõju moest jõule. See vägev õhtu või öö siin majas saab olema täna täis väga erinevaid ja väga ägedaid kollektsioone. Kollektsioonide autorid on siin seina taga ja nad on väga närvis. Esimesed õmblused on juba lahti tulnud ja neid juba traageldatakse ja parandatakse. Liimid sulavad ja teibid kukuvad küljest. Ei ole hullu. Loodame, et siin midagi juhtu. Lava taga võib seda juhtuda. Natukene eestlaste minevikust. Veel 200 aastat tagasi valmistas Eesti talurahvas kõik oma rõivad ise. Nad kudusid õhtuti rehetoas oma villase või linase kanga, õmblesid ja kaunistasid oma rõivaid käsitsi. Enamasti on need noored siin lava taga ka seda kõike ise teinud. Esimest korda ise võtnud nõela kätte ja proovinud nööpi kuhugi sellisesse kohta panna, kuhu see ei peaks minema. Rõivad jaotati 3. Olid pidulikud rõivad, käimise rõivad ja töörõivad. No töörõivaid kanti tavaliselt ära 1 aastaga. Ega nendest midagi alles ei jäänud. Pidurõivaid anti edasi põlvest põlve või läksid need hoopis koos selle kandjaga hauda kaasa. Täna on ka pidurõivaid. Ja täna on siin laval ka neid rõivaid või riideesemeid, mida on kantud 7 või 8 erinevat inimest. Ma ei tea, kas põlve on, aga võib-olla on. Minu seljas täna
tänane kostüüm. Mis te arvate, kui palju see maksab? Keegi pakkus 65 eurot. Vähem. 20 eurot. Mida see pool arvab? 4. Ta jääb sinna vahele. 200. Ma usun, et alghind võib niiviisi olla küll. Täna saab selle kostüümi Rakverest 14 euroga. Ja seda kõike uuskasutuskeskusest. Kui oskad minna õigel päeval, kui on -50%. Tänapäeval enam see asi meil nii lihtne ei ole. Tänapäeval on meil kuri karjas ja mitte sellepärast, et inimesed magades kirivööd enam ei kanna, vaid sellepärast, et me oleme kaotanud austuse asjade vastu, mida me omame. Täna täpselt aasta aega tagasi, 14. märtsil, oli eestlaste jaoks 2023. aasta ületarbimise päev. Selleks päevaks olid eestlased ära kasutanud aasta jagu juba ressursse, mis arvates meie rahvaarvu ja territooriumi oleks võinud kuluda ära kõige varem eelmise aasta lõpuks. Käesoleval aastal suutsime me looduse aastase taastumisvõime piiri ületada 8. märtsil ning kahetsusväärselt saame öelda, et maailma ületarbimise edetabelis langeme me 6. kohale. Euroopas saame me lausa hõbemedali. Kullast me ei ole enam kaugel. Kõige selle kõrvalt julgeme me endiselt julgustada, nimetada end maa- ja metsarahvaks. Alles eelmisel aastal saime endale Euroopa rohelise pealinna tiitli ja pool meie maad on kaetud millega? Metsamaaga. Ilus jutt. Aga kuidas need asjad tegelikult on? Tänasel Mõju moeshow'l oleme fookusesse võtnud ühe paljudest ületarbimise liikidest ja see on mood ja tekstiil. Tekstiili tarbimine on meil praegu 4 korda rohkem, kui oli see 20 aastat tagasi ning iga aasta jõuab 70% turule pandud riietest kahjuks kas prügimäele või prügikasti või hoopis põletusse. Samamoodi me edasi jätkata ei saa ja seda me kindlasti tänasel Mõju moeshow'l ei tee. Täna on aga meie eesmärk teid inspireerida läbi õpilaste jätkusuutlikku valminud moekollektsioonide. Meie noori vägevaid moekollektsiooni loojaid on tulnud täna hindama auväärt žürii. Armastatud näitleja Ülle Lihtvert, moekunstnik Aili Raudsepp, kunstnik, muusik ja tätoveerija Raimond Kukuškin, ja meie kooli üks stiilitundlikumaid vene keele õpetajaid Svetlana Šutova. Üks leht veel, aga seda ma ei loe ette, sest ma kardan, et tõesti muidu traageldused kukuvad lahti ja lavale nad ei jõua. Lava on esimese kollektsiooni päralt. Tere, mina olen Kelly ja mina olen Jasmina. Me oleme gümnaasiumiõpilased ning osaleme Mõju moeshow'l. Meie kollektsioonis on 5 kostüümi, millest enamus on tehtud teksamaterjalidest, mille oleme saanud annetustena uuskasutuskeskustest ning oleme neile täiesti uue välimuse andnud. Kõik detailid ära kasutanud. Ja meie nimi 7x9 on tulnud siis numbritest
õnnenumbreid, kui olla spetsiifilisem. Meie õnnenumbritest. Jah. Lisaks sellele, et tegu on meie õnnenumbritega, tähistavad ka kõik numbreid väga erinevaid asju. Näiteks kuupäevasid, kellaaegasid, raha, mõõte ja veel väga palju asju, mis mõjutavad meid ja ka tegelikult tervet maailma kogu aeg, iga sekund. Me oleme Kelly ja Jasmina. Muidugi meie kollektsioon on 7x9. Austatud žürii, palun teie esimene tagasiside. Kuidas teile meeldis? Lülitage mikrofon sisse ka. No nii on sees. No kuidas meeldis? Ma olen suur teksafänn üldse. See on kõige mugavam asi, mis üldse endale selga panna. Ja mina ei tea, minu arust on ikka väga äge. Noored, äge. Mina ka olen fänn teksa moodi. Mulle väga meeldis, et see seelik. Kas see on seelik? Vau, super. Ja veel mulle meeldib see, et kevad loodus ärkab, päike paistab, lilled täitsavad ja nii äge, super. Aga esimesena ikka raske tulla lavale. Aga äge, aitäh. Mulle endale ka väga meeldib teksamaterjal. Ma olen lapsepõlvest hästi palju näinud, kuidas on sellega eksperimenteeritud, katki tehtud ja ühest püksist on siis lõpuks lüükised püksid saanud ja väga hea materjal, millega töötada. Väga ilus, mulle väga meeldis. Ja Aili? Kas ma näen niimoodi Rakvere tänavatel, kui debatt tuleb? Näen teid niimoodi? Keegi noogutas. No väga vist tänavatel ei näe niimoodi.
aga jätkusuutlikkus on ses mõttes neid lühemaid riideid siin, millega täitsa paljalt ei lähe, neid saab tegelikult seelikult saab pükste peale panna ja niimoodi kombineerida, et ma tegelikult tegin selle kollektsiooni enda uurimustööks ja seal oli ka põhiline see, et seda saab kombineerida teiste riietega peale panna ja siis ongi sihukese aksessuaarina või me käisime 80-ndatel niimoodi ja mina õmblesin, mul vennal olid laiad teksad ja ma võtsin hästi laia säärdega ja mina lõikasin sala ja ühe sääre ära ja tegin sellest endale seeliku, nii et tuttav teema, väga südamelähedane. Aitäh žüriile ja aitäh esimestele moeloojatele! Tere, mina olen Stefan. Ja mina olen Marko. Ja me oleme mõlemad õpilased Rakvere riigigümnaasiumist. Ja praktiliseks tööks siis tahtsime teha midagi, mis on seotud riietega. Teame juba pikka aega, et suured moebrändi ketid siis toovad kaasa endaga hästi palju keskkonnaprobleeme ning mõtlesime, et võiksime kuidagi siduda oma töö siis sellega, et teeksime jätkusuutlikult seda. Meie moekollektsiooni nimi ongi siis Revival, mis tuleneb sellest, et maailm tuleb päästa ja nii-öelda revivida. Meie moekollektsioon on siis inspireeritud erinevatest maa-alustest kultuuridest ja ka on näha, et kõik riideesemed on teksamaterjalidest tehtud. Loodame, et meie inspireeriv sõnum meeldis teile, aga samas ka loodame, et teile meeldib siis meie moekollektsioon, mida me tegime. Aitüma, kunsti ja tekstiili oli siin palju. Mida sellest žürii arvab? Jälle teksa, väga hea. Sinna kõrvale need natuke paljamad tüdrukud ja minu arust väga hästi sobitud kokku. See eelmise kollektsiooni tüdrukud kõrvale. Ja siin on ju küll, et sellega võib käia ju, pole üldse probleemi tänavale minna ja minu arust siin ühe jaki täitsa
võiks ise selga panna. Seda on rõõm kuulda. Seal selja peal, mis sümbol seal selja peal on ja mida see nagu... Ma ütleks, et see on nagu rist kui ka kotkas ühes ja siis pooleks tehtud. Ja see kotkas ja rist. No võiks öelda, et äkki see sümboliseerib siis vabadust ennast väljendada sellisel viisil. Kaame ja Raimond soovivad ka. Ma mõtlesin, kui see noor mees ütleb, mis sümboliseerib, siis ma ütlen, et vabadus. Tubli, noored, olge vabad. Ja mulle väga meeldib see tekst, et vau, super. Mitte kitsas seal. Ma näen siin nii liiga palju materjali, et seda võiks jaotada selle jagada esimese näitusega, et seda liiga palju natuke omale minu arvates. Aitäh! Aitäh! Tere! Mina olen Rakvere Riigigümnaasiumi 12. klassi õpilane Anette Klaasmägi ning mina loon mõju moeksooks enda kollektsiooni Uues kuues. Minu moekollektsiooni lugu on väga eriline, sest et ma arvan, et ükski abiturient ei valiks kergekäeliselt moekollektsiooni loomist 12. klassi lõpus eksami ajal, kuid mina otsustasin seda teha. See lugu on väga huvitav, sest et viimati kasutasin õmblusmasinat käsitöötunnis ning see on väga keeruline teekond olnud, kuid mul on alati meeldinud luua midagi oma kätega ning teha midagi ägedat. Moe loomise kogemus on mul esimene. Ma loen enda moekollektsiooni täiesti üksi, kuid mu taga on väga suur tiim, alustades klassikaaslastest, koolikaaslastest ja lähedastest. Ma arvan, et Eestis on juba päris palju müüjad, kes tunneks mind lihtsalt juba minu näo järgi ära ja teaksid, et minu esimene küsimus on, et tere, vabandust, kus teil lipsud on. Kogukond on korjanud mulle lipse, plekkpurgi nipukaid ja muid materjale ning üle Eesti, alustades Tallinnast kuni lõpetades Pärnuga. Siin on minu kollektsioon Uues kuues, nautige ning äkki leiate ka inspiratsiooni midagi ägedat teha ning anda võimalus taaskasutatud materjalidele. Can you dance to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, dance to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, dance to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, dance to my beat, to my beat, to my beat, to my beat. Watch us get down to this groove with an Afro-funk feel, while we get high to a rhythm with spiritual appeal. Expressions of freedom from the descendants of slaves. God gives us the strength for new horizons we must break. First bondage, then mental, now financially oppressed. With this beat we dance, we know we pass the test. So ask yourself, can you dance to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, dance to my beat, to my beat, to my beat, to my beat, dance to my beat, to my beat, to my beat, to my
Vägev. Žürii, mis te sellest arvate? No vägev. Paned kleidi või seeliku selga? Võtab selle pantli ära. No, ma praegu vaatasin, selline lips on mu mehel, selline. Pagan, kus ma saaks ka endale teha seelikuid. Et mulle väga meeldib ja ütleme natukene isegi rahvusmotiivid ja see esimene kleit on ka hästi põnev, ka natukene meenutab nagu rahvariiet ja mina näitlejana võin öelda, et väga suure töö ära tegid ka modellid oma ägeda ja vaba esinemisega. Või lihtsalt võtab nii-öelda pilgu naerutab. Nii, annan edasi. Äge, aitäh. Annet, sa oled konsuga. Super. Ja siis, mida ma tahan öelda, ikka lipsud, me saame natukene ja ikka ja no karpane ja nii lühikesed. Aga võt seelikud. Mehed, kes käel rüütlid, kaasaegne mees, kaitseb teised asjad. Tõeline rüütel. Rüütel, kaasaegne rüütel. Super, aitäh teile. Et selle kollektsiooni puhul ütleks, et stiilitunnetuse ees müts maha, sest et lips on läbi vistud. Kuidagi niimoodi, aitäh. Aili, mis sinu pilt ütleb kui moekunstnik? Meeldib see esimene seelik. Meeldib? Jah, meeldib see, kuidas värvilahendus on tore. Ja seda meesterahva seelikut, seda punast. See on selline aksessuaar, et seda võib ka ülespoole tõsta ja kanda kaelaehtena. Ja meeldib see, et siin on natukene rohkem vaeva nähtud, et on õmblusmasin välja võetud. Natuke õmmetud ka. Aitäh! Aitäh! Uue! Nende kaasmõgi! Nii. Nüüd tuleb see kolmas lehekülg. Hea publik, esimesed 3 kollektsiooni on vaadatud. Kuidas meeldis? Teie saate täna samuti anda oma panuse ja oma hääle. Kõikide kollektsioonide lõpus ilmub siia tahvlile üks üllatav QR-kood, kus te saate anda oma hääle, kas ühe ainult või mitu, ainult ühe hääle tänase õhtu kõige meeldivamale kollektsioonile. Palun seda kindlasti tehke, aga seda kõike pausi järel siis, kui me hakkame tantsima. Sest meil on kohal täna ka disko. Ja pool tundi ühte sellist show-diskot on päris äge. Kui te vaatate korraks käega näidatud suunal, siis seal on ka fotopeegel. Olge head, pausi ajal kasutage ka selle võlusid. Tehke tänasest üritusest üks vahva jäädvustus endale koju. Meil on täna kohal ka jäätise jalgratas. Nii et kõik, kes tahavad, kas ainult sularahas, saab ka kaardiga maksta. Ja vihikulehe peale ka. Kes soovivad, saavad jäätist. Ja meil on täna seal trepistiku keskosas 2 õpilasfirmat. Üks õpilasfirma Taas, kes müüb taaskasutatud teksadest kotte. Ja õpilasfirma Näki, kes müüb teile täna proteiinipalle. Selliseid vahvaid ja vägevaid snäkke.
nendele noortele, kes seal lava taga on juba ära esinenud, anda esimese tagasiside nende tehtud töö eest häälega. Kuidas teile meeldis esimene kollektsioon? Tehke hääl! Seal lava taga mõõdetakse detsibellides ja pannakse neid kirja. Kuidas teile meeldis teine kollektsioon? Kuidas meeldis kolmas? Täpselt 3 kollektsiooni ootab meid veel ees. Ja kas 4. on valmis? Tere, ma olen Mattias. Tere, ma olen Gert. Meie moekollektsioon Reconstructed ehk siis riietele uue elu andmine on sündinud enda isikupärasest stiilist ja sellist tahtest luua jätkusuutlik moekollektsioon. Ehk siis me moekollektsiooni kõik riided ja rõivad leidsime taaskasutuspoodidest. Me õmbleme esimest korda. Minu moodi on kujunenud siis põhimõtteliselt sõpradelt, kuid veidi ka sotsiaalmeediast. Põhimõtteliselt see stiil tuligi lihtsalt, et mu sõbrad hakkasid käima näiteks laiemate pükstega või mingite huvitavate brändide või värvidega ning see tõesti nagu inspireeris mind. Minu isikupärane stiil on siis sündinud, ma arvan, kõige rohkem vanematest. Kui ma olin väike, me kuulasin hästi palju räpimuusikat ja mulle meeldis neid muusikavideosi vaadata. Ja see, kuidas need inimesed seal riides käisid, olidki selline teistsugune ja selline Eestis võib-olla imelik nii-öelda. Aga mulle väga meeldis see ja ma tahtsingi sellist kultuuri nii-öelda tuua siis ka Eestimaale. Ja ma loodan, et te naudite meie nii-öelda visiooni ja isikupärast moodi. Ja siin on meie moekollektsioon. Siin on meie moekollektsioon. Anname sõna žüriile. Ja sa rääkisid siin aastate tagusest moest, see tundus sulle imelik. Palun see keskmine astub välja. See Adidas seal, eks ole. Ka minul oli 20 või 30 aastat tagasi 3 riibuga püksid ja dressipüksid ja see dressipluuse, mille peale oli kirjutatud Adibas.
nii et olid tõesti imelikud. Peab ütlema, et kui ma praegu vaatan seoses selle Adidasega on suve tunne, jah, oli kunagi kandsin ja ka minu vanaema tuunis seda vähekene nii-öelda huvitavamaks. Nii et peab ütlema, mulle meeldib. Rõõm kuulda, eks mu vanemad ka ütlevad, et mul on huvitav stiil. Su vanemad näed, meil on üks maitse. Targad vanemad, tervitan. Kes siilud sinna pükstesäärtele vahele õmbles? Mina õmbles. Tubli poiss. Kui ma näen sellised püksid, sellised riided, võib-olla rumal küsimus, mul meeldib väga, aga ma kogu aeg tahan küsida, mis suurus on vaja ostma need püksid? Sellepärast, et mul väga meeldib ühed püksid ostan ja terve elu kõndin. Kitsas, mis te küsite, mis suurus see on? 60 pluss või 2S, no mitte 2S. No tegelikult need on algselt olid need päris peenikesed püksid. Ma lisasin siia samasuguse osa nagu talle lisasin, aga siin on lihtsalt väljapool. Sellepärast, kui te kõndin, ma vaatan, et taskud on kohal, kõik on korras tegelikult. Ei, äge, mul meeldib. Ütleme, et kui eelmised panid nagu teatud võib-olla raamidesse, vaid need on võib-olla kõige inspireerivamad, et just nendest aukudest võib paista ükskõik mis värvi, brändi, et see on nagu kõige taaskasutuslikum võib-olla näeb välja selline, mulle kõige rohkem võib-olla see meeldis selle juures siin. Tore, aitäh! Oi, ühe asja juba jälle unustasin. Olgem head, võtke taskust välja oma telefonid, nutiseadmed, tahvelarvutid või nuppudega, mis vägendused teil on. Pange parool maha, võtke parool maha, eks, et avaekraan oleks teil näha. Ja olge head, pange telefonid lennurežiimi peale. Ma tänan tähelepanu eest. Tere, mina olen Liisa, ma olen 17 ja minu moekollektsiooni nimi on Same Old. Moekollektsioon sai siis alguse suvel. Ma hakkasin mõtlema, mida oma urimusteks teha. Ja ma olen alati olnud väga huvitatud moest, see on midagi, mida ma tahaksin ka edasi õppima minna võib-olla. Ja ma hakkasin mõtlema, et teeksin oma moekollektsiooni. Asi oli küll selles, et mul ei meeldi üldse õmmelda. Ma ei ole väga hea käsitöös. Ja siis idee oligi see, et ma käin taaskasutuspoodides ja leian endale sealt sobivad riided. Ja muudan need siis oma kunstiga huvitavamaks. Et tehnika, mida ma olen kasutanud, ongi siis tekstiilivärv ja kuna mulle meeldib väga maalida, siis ma kasutasingi siis tekstiilivärvi, et maalida riiete peale erinevaid disaine, kasutasin erinevaid efekte, et teha nendest sellisest vanadest riietest, mida keegi enam ei tahtnud, midagi huvitavat ja midagi kantavat. Inspiratsiooni leidsin ma siis erinevatelt kunstnikutelt, kes mulle väga meeldivad. Olin ka väga inspireeritud sellisest graffiti stiilist ja sellisest punkliikumistest. Mu kõige lemmikum kunstnik on siis üks Ameerika kunstnik Jean-Michel Basquiat ja tema oli võib-olla mu siis kõige suuremaks selliseks eeskujuks ja teda on ka siis ühel särgil näha. Ja lõpetuseks ma ütleksingi, et nautige, ma loodan, teile meeldib ja siin on siis minu kollektsioon.
Vilja, sulle meeldib alustada? Alusta taaskord. Keegi peab ju. Jaa, väga hästi, sul tuleb see hästi välja. Mulle väga meeldis. Ma oleks tahtnud, ma ootasin, tuleks veel. Et no see sealpoolne esimene, selle paneks kohe selga ise ka. Näite selle tagant veel korra. No nii äge. Et alati ei pea õmblema, oskama, et kui saab ka täiesti sellisest igavast riidest midagi peale maalida, mulle väga meeldib. No kõik nad on hästi huvitavad, ma ootasin, nagu tuleks veel üks nagu kunsti näitusel, nii et ühesõnaga, anname spetsialisti. Vanem ütles niimoodi, et head asja palju ei saa. Mulle ka meeldis just see, et on äge lahendus. Ja siin on tõesti tegemist taaskasutusega. Ja ma arvan, et see on ka inspireeriv paljudele, sest need rõivad on tõesti odavalt kätte võimalik saada. Humanas on ka 50 sendi päev, et sa teaksid. Ja mina arvasin, et su kostüüm on odavam, mitte nii kallis, 14 euri. Järgmine on odavam. Okei. Et meeldib kõik, mis ma siin nägin. Ja see on just see, et see on võimalik teha. Värvid on saada, rõivad on saada ja just see, et see on nagu kantav. Et kui me räägime jätkusuutlikkusest, siis üks asi on nagu teha kunsti ja seda lihtsalt nautida ja vaadata näitusesaalis. Ma sain aru, et siin on teema selles, et see peab olema ka kantav ja see kollektsioon on kantav. Aitäh! Väga stiilne. Aitäh, Liisa. Ja te ise ka olete väga stiilne. Teil sobib laul, mis absoluutselt kunstiakadeemia anda teeb. Ja ma tahan küsida, kui ma joonistan midagi, natukene ka oskan, kas kui ma pesen, siis kõik on ok? Jaa, see on täiesti pesto, seda on tekstiilivärga tehtud ja... Kahjuks ei ole... Kahjuks ei ole noor, ma võt see top ja see pintsak tahan endale. Suve, miks? Super. Minu arvates väga ilusad ja praktilised loendid. Aitäh! Oleme Elk-Chic moekollektsiooni loojad Laura, Karita ja Iveli ning lõime oma moekollektsiooni inspireerituna 5 kõrgmoebrändist. Nendeks on Dior, Chanel, Hermes, Karl Lagerfeld ja Versace. Kõik 5 rõivakomplekti peegeldavad keskkonnasõbralikust, samas säilitades luksuslikku elegantsi ja moeikoonide stiili. Meie eesmärgiks oli välja tuua kõrgmoebrändide motiivid ja suurendada neid oma loominguga. Igas detailis kumab läbi julgus ja isikupära. Et luua komplektidele ka täiuslikkust, mõtlesime välja ka soengud ja miigid. Oleme Elk-Chic ja valmistasime oma kollektsiooni armastusega. Nautige!
ütleme, see on nagu teine kategooria, ütleme, ausalt öeldes, see on ilu, maitse ja praktilisuse niisugune kooslus. Seda nagu näeks igal poolt täiesti ootamatu, ütleme niimoodi. Ütleme, kus teistel oli siis niisugust mõtlemist ja inspiratsiooni ja siin lihtsalt see oleks nagu kuskil oledki nagu päris moeshow täiesti nagu selline, aga väga ilus. Raskem ja raskem, sellepärast, et jah, siin oli absoluutselt erinevad stiilid. Ma tean näiteks eelmised kollektsioonid, millele ma panen Kohlisse ja lähen, ma ei tea, Kreekasse näiteks. Ja teine asi, ma tean, mis seelik ma panen kooli, kui tulen. Näiteks tean, mida võtan kaasa aiamale, kui lähen, ma ei tea, midagi kooli, ma saan põlluga ütleme üks. Ja nüüd ma tean ja näen tüdrukut väga naiselik. Näiteks koolipidu, õhtu. Teie kollektsioon on, mida ma valin siin ja mulle väga meeldib. Must on meeldib. Natukene mingid asjad võtan ära, aga väga meeldib. Ja see valge roos, see oli ka super. Kreekas restorani. Aitäh, väga ilust. Mina mõtlesin, et mul tütar nüüd lõpetab 12. Ja no probleem on ju teadagi, eks ole. Lõpukleidid. Ja lõpuliided, et ja ma olen ikka vaikselt kombanud ta käest, et mis ta mõtleb ja kui palju see peaks maksma ja aga tegelikult kui vaatad, et kui vähekenegi tahta ja olla julge, siis saab samamoodi taaskasutusest kokku panna väga ägeda ja omapärase ja isikupärase lõpukleidi või siis mingi komplekti, et mul läks natuke kergemaks, äkki ta mõtleb samamoodi. Ja võime oksjoni korraldada. Et siin on täiesti ju, millega võiks täitsa minna. Kauplema hakata. Da. Nii. Kõige õrnem etteaste Riiamäel, väga tütarlapselik. Ja ma arvan, et sellised tüdrukud tänaval püüaksid poiste pilke küll. Vastupidiselt praegustele nababluusidele ja teksapükstele. Hästi armas, aitäh. Laura ja Karita, aitäh! Nüüd me oleme kõik õpilaste loodud moekollektsioonid jõudnud ära vaadata. Nüüd tuleb väikene, umbes 30-minutiline paus. Mis siis pausi ajal teha saab? Minu gelato on täna tulnud käsitööjäätisega siia. Õpilasfirmad on kauplema tulnud. Peagi tuleb tahvlile QR-kood, kus kindlasti palun andke oma panus ühele. Kes teile täna kõige enam meeldis? Žürii. Suuname me klassiruumi välja valima ühte ja ainsat, kõige paremat kollektsiooni. Kogu meeleolu hoiab ülesval täna meil DJ Jasmina. Aplaus! Ja lähme pausile. Fotograaf on ka, fotoseina juures saab pilti teha ja fotoveerni juures saab pilti teha ja umbes 30-minutiline paus. Touch me, you feel me. It makes me lose my head, 'cause I just wish things worked out instead. And when you touch me, you feel me. It makes me lose my mind, 'cause I just wish that you were mine. This DJ Jasmina. Nii. Väikesed tehnilised ümbertõstmised, et taas lava oleks kaunilt valmis.
järgmine moekollektsioon. Pakkuge hind. Jalanud komplekti ei kuulu. Ai, kui täpne, aga mitte väga. 6, õige, aplaus! 6 eurot ja laste nõustamiskeskusest täiesti võimalik saada. Jalanud tõesti komplekti ei kuulu ja muideks see kübar kuulub. Siia eelmisele kollektsioonile pidi teine kübar tulema, aga see kahjuks jäi üles. Ei ole hull. Mis tuli välja? Tuli välja see, et täna õhtul on üks moekollektsioon ikkagi veel. Ja see on täiesti kategooriate väline kollektsioon. See on üllatus, mida ei teadnud ka meie. Teie ees uus kollektsioon. Kes need on, mida nad näitavad, kohe näeme. Hei, oleme Rakvere Riigigümnaasiumi õpilaste lapsevanemad Marju, Eneli, Mirjam ja Marja-Liisa. Meie kollektsiooni nimi on Küllus. Nagu nimi vihjab, on kollektsioon külluslik, rikkalik ja omanäoline. Läbi selle kollektsiooni loomise leidsid taaskasutust ammu Shanghai siidivabrikust toodud täissiidist tekikott, kulunud teksad, kapinurka seisma jäänud lõngad ja purginaksud. Inspiratsiooni ammutasime Eestimaa loodusest, suvest, valgetest õhtutest, enda huvidest ja eelkõige meie lastest.
meie moekunstnikud on ka siin? On olemas. Head žürii, aplaus teile ka! Ilus oli vaadata. Oli ilus tõesti. Anname žüriile ka sõna. Teil on olemas mikrofon, see jääb teile kommentaaride jagamiseks. Okei. No mis siin öelda, räägige ise. Okei. Siis siin on 3 kleiti, mis kunagi tõesti sai Shanghai Siidi vabrikust toodud voodipesu, tekikott. Ja paraku see juba ilmutas vananduse märke, siis on mõistlik teha kleidiks ju. Minu meelest on ilus, mis te arvate? Üks liiga puudub. Siin on paus. Nii, minu muinud on kõik siin. Külluslikud satsid. Inspiratsiooni sain siis just sellest väiksest kleidist, mille ma tegin sellele tüdrukule, kui ta oli nii väike. Ja kui me hakkasime otsima materjali, milles teha, see kleit jäi meile näppu ja mu tütar ütles, et ema, ma tahan veel selliseid kleite. Ja nüüd sai selle kleidi. Et ühesõnaga, väiksed prinsessis kasvasku. Aitäh! Meil on üks ema puud, aga meil on tütar. Kas tahab kommenteerida Kärt-Mistit? Töömatsest läks julgelt. Mina olen siis nende kottide tegija. Ja esimese asjana ma tegin oma tütrele, kui ta lõpetas lasteaia, kleidi nendest. Ja siis läksin kottide üle. Ja praktilised asjad. Aitäh teile! Mina olen suur fänn nende peaehitajad, võt see asi. Kas see on tegelikult nokamüts pandud teistpidi või? See on nii äge. Tule natuke valguse kätte, kui ma vaatan. Väga äge. Ja. Kas need kotid ei kriimusta ja kas nad ei tõmba suppadelt niite välja? Või üks temmed ja jääda? Ei ole isegi täis siide rikkunud. Ma vaatan, ma mõtlesin ka seda, et siidikesed, aga on rikkumata. Ja just toredad, aitäh. Väga tore. Praegu ei saa, need on minu näimised. Mille järgi ma siis teen teid järgmised. Hea žürii, head lapsevanemad, ma pean teie dialoogi kahjuks katkestama, sest aeg surub peale. Aitäh! Nii, väikene riietuste vahetus toimub vahepeal, aga žürii. Olgem head, jagage, ärge veel seda auhinnalist kohta välja jagage, aga andke oma tagasiside tänase õhtule. Mis tundeid see tekitas, kas meie noored said hästi hakkama või said väga hästi hakkama? Aili. Kui aeg saab peale, siis ma ütlen, et said väga hästi hakkama ja ma ei hakka siis mitu korda väga ütlema. Ja emotsionaalseks läks seal klassiruumis küll.
mul on see üleme lähemal, siis tulevad emotsioonid uuesti. No me oleksime nagu soovinud seda, et oleksid mingid väga sellised kriteeriumid olnud kirjas, et siis oleks olnud lihtsam leida see esimene koht üles. Ja me siis ei ütle seda. Me ütleme siis seda, kes esimest kohta ei saanud, aga kes meile väga meeldis, oli Gert ja Mattias. Me meeldisid siiludega püksid ja auku. Neljakesi vaidlesime. Vaidlused olid siis tulised? Tulised, aga põhiliselt ikkagi kahe. Ärme neid jaga. Ja siis me lihtsalt mõtlesime nagu enda jaoks mingisuguse reeglistiku välja, et mida me siis nagu hindame, mida me siis vaatame ja siis selle pealt valisime siis nii-öelda võitjad, kuna sai ainult anda nagu ühe. Ja isegi seda kategooriat meil ei lubatud, et poisi teaduslikult. Tahtsime pätti teha, ei luba. Nii et see ei ole mitte ainult, et 3 naist panid ja mõtlesid ja kakutasid, vaid meil oli Normes meie seltskonnas oli väga sõnakas, nii et ma annan talle ka vahepeal, las ta ütleb ka. Me arvestasime tema. Et iga kollektsioon tekitas mingisuguse emotsioonitunde, mis tekitaski seda jutuainet ja mõtteainet, eks ole, aga valida tuligi see, mis on kõige praktilisem. Üldse kogu selle meie arvates see, kuidas meie aru saime, selle kriteeriumi vist me lähtusime oma otsusena. Muidu olid kõik väga ilusad. Aitäh! Svetlana, sinu selline? Ma lihtsalt vastan teie küsimustele, kuidas on see show. Ma arvan, et teeme suur aplaus neile. Sellepärast, et nad on meie lapsed, parimad lapsed. Võib-olla ma natukene eksin, aga uurisin, millal Eestis oli esimene moeshow ja kes oli korraldajad. Ja kui ma eksin, see oli 1982. Ma lõpetasin kool 83 ja ma mäletan, kui show see oli. Ja kas teate, kes oli korraldajad? Erki Maa show. Eesti Akadeemia, Kunstiakadeemia. See idee tuli noortele üleõpilastele. Ja see Maa show elab siiamaani. Sel aastal juba 35, mul ei ole nii ilus eesti keel, räägin nagu oskan. Aga ma tahan öelda, meie lapsed korraldasid esimene moeshow. Ja ma arvan, see moeshow, mis korraldasid Kunstiakadeemia 35 aastat tagasi, ei välja näe nii äge nagu meil. Kõik asjad, kus õpilased näitavad, mida nad oskavad. Vaadake, kui palju nad oskavad. Ja kõik mudelid oli super, vastu super. Aga meil oli üks koht ainult valida. See oli nii raske, ausalt pisarad prosto tulevad kohe. Aga teeme see traditsiooniline show. Las elab meie koolis. Las meie noored inimesed näitavad, mida nad oskavad. Kuidas nad armastavad oma keskkonna ja võib-olla valime natukene teine teema järgmise aasta. Aga nüüd on aeg kutsuda lavale tänase moeshow peakorraldajad. Ene-Liis Arpo ja Margaret Irval. Meil on väga suur rõõm, et teid on siia nii palju tulnud ja väga suur rõõm, et väga hea publik on ka, te võite endale ka aplausi teha.
ja ma pean tõdema, et ma ausalt öeldes siiamaani ei saa aru, et päriselt see pikk ja keeruline protsess on nüüd täna lõpuks vilja kandnud ja üritus on tegelikult juba lõppemas. Ja meie nüüd tulime siia lavale, et tänada kõiki asjaosalisi, kes on meid aidanud. Ja kõigepealt mina tahaksin tänada meie suurt tiimi, kes on meiega proovis jännanud ja täna terve päev ka jännanud, et saaks selle saali paika ja proovid tehtud. Ja ma arvangi, et teeme ühe suure aplausi kõigile, kes on meid täna ja proovides varem aidanud. Järgmisena soovime tänada meie auväärt žüriid, kes olid nii armsad, et tulid täna meile appi, nii et aplaus meie žüriile. Ning siin on teile meie toetajate poolt väikesed kingipõllised. Aitäh teile! Ning rääkides toetajatest, siis Mõju 2024 moeshow toetajateks olid Nurme Looduskosmeetika, Rakvere linnavalitsus, Aqua Hotel Spa, Fotografiska, Voodike ja Marmella, Revalia Salong ja Herpro, Kaka Magusanurk, Villem Rock Baltic, Škoda, Mullistuudio, Vegepure, Set Me Free, Sõbrad sõbrale, Šokolaadikunst, Soundland ja Veedime Platinum, Alessandro ja Depile ning Termo Organic. Ning lisaks soovime ka tänada meie armsad kooli, et nad meie unistusi toetavad ja et me saime siin sellise väga ürituse korda saata. Aitäh! Järgmisena kutsume lavale kõik disainerid. Palun tulge lavale! Anette Klaasmägi. Ümbleb jah muidugi. Kas Anette Klaasmägi kuuleb meid? Ma lähen nüüd korraks vaatama. Siit ta tuleb. Ning Mõju moeshow 2024 rahva lemmikuks osutus Elksi!
peaks vastutus Liisa Jõgi. Kõigi nende moeloojate kõrval on vaja kindlasti 2 inimest veel. Ilma nendeta seda tänast sündmust kindlasti oleks olnud. Ja Rakvere riigigümnaasiumi koolipere tõesti kiidab Margaretti ja Ene-Liisi. Tulge siia lavale, tüdrukud. Tänab teid, et olete pannud vägeva alguse ühele ägedale showle. Ja eile te vähemalt ütlesite mulle, et järgmine aasta teeme. Kas pärast tänast pikapäeva teeme uuesti järgmine aasta? Ja tahame teile ka kinkida kooli poolt T-särgid, mis on ka Reet Ausi disain. Nii et aitäh teile, tüdrukud, ja palju õnne! Aga meie poolt ongi lõpusõna. Suur aitäh, et te kõik tulite. Tulge ka järgmine aasta ja suur kummardus!